vaalapüügiga on tegemist, need rituaalsed vaalapüügistseenid. Seal keskel on siis ilus suur luik. Üle selle grupi jooksevad jalajäljed, näed, eks ole. Selle grupi nimi on Pešovosletki ehk siis selle Pessi, selle vanapagana jäljed. Ja see vanapagana oli üks meesterahvas seal nurgas. Ta hästi ei paista praegu välja. Ta on selle järgmise astangu allpool natukese. Kas siin kuskil mõnes koopi peal on seda näha äkki. Võib-olla siit poolt. Ja siis ongi see just sellele Pessile tehtud üleloomulikult tema püha suguse kohta vähemalt üleloomulikult suured jäljed, aga tegelikult need jäljed, kui mõõta, siis on umbes jala number umbes 38-39. Need Pess on seal selle sihukese väikse kõrgendiku peal, näed, pea on siia poole, sõrmed niimoodi laiali, käsi kõveras ja tema all on siis see jälg, umbes sama suur jälg, nagu need jäljed jooksevad sealt kogu üle selle grupi. Et siis see Pess nagu oleks kõndinud sealt üle ja ühendanud kõik need selle joonise ja selle grupi joonised. Paviljon ehitati kuskil siis 60. aastal siin elektrijaama. Siin on üks uus asi, et on hillakesi kuskil üle jõgi valvemine, mille sendi tühjaks. Ja seal osa taga on siis järgi puisas joonised, mis on liiga tarvasti näha, et meie ei leidnud need isegi küll, et pärast siit tagant parem oli näha. See juba saepuru, mis saab üksele niiskeks, eks ole, ja apneks ja allikaks ja nii apneline keskkond. Joonised olid kõik niiskuse kanda sisse võtnud, et saepuru on märg. Kile seal all oli puruks läinud, sest et see põruki kile ja sellisest apnesest keskkond kogu vastu. Kile peal on veel mistra ka. See nagu üks puhul. Hoiaks seda. Hapendaks. Jah, hapendaks. Veel paremini. Ma ei tea, mis seda paremini siin teeb, igatahes saepuru iseenesest otse vastu kaevatud, aga kah nii. Seda näitab isegi need, kui me nägime seal Läänisel oli, kuidas olid näitmine puude juured lõhkunud ja palju pinda, kus oli seal välja vannud, seal alla jõud siledat pinda.